Kool ja täna räägime natuke ajaloost ja räägime kokkamisest ehk meie erialast isiklikult. Et meil on selline huvitav ülesanne, et me tahaksime, et kõik püsti tõuseks ja kõik kaasa mängiksid meiega. Et enamustele antakse lipukud, mis ajavööndis see asi tekkis Eestisse. Mis seda hakati Eestis kasutama, kuna sa hakkasime Eestis sööma. Seal on nii loomades, seal on toidus. See on jäätmekast. Peokast. Teeme niimoodi, et lähme natuke tahapoole, teeme väikse kaare, et me näeksime kõiki käed ümber. Siis me saame ka natuke arutada sellest, ma teen paar muudatust, ma kirjutan teile peale, et õiged aastad ajad, punased tulnud, et see on õiged lehti peale. Ma siis otsa ette ei kirjuta. Kas me enam-vähem näeme kõiki? Kas me näeme, kus keegi on? Teeme natuke suurem kaare, tule natuke siia poole. Teie ka sealt. Tulge teie ka. Okei. Ei, alustame siis siit kohe. Tule. Meie aega. Ei, mis kohe. Enne Kristust oli vasakul ja Kristust oli parem. Aga väiksemad sinna, aga sealt suuremad olid sinna. Nii, peale Kristust see enne Kristust. Peale oli kõrts. Et siis kõik enam näevad, kus nad on. Kuidas sa arvad või kuidas endal arvad, et kes sa läksid? Mina arvasin, et peale peal. Tegelikult. Ma olen väga nördis. Et sool nagu ei tundnud parem. Ei, Peeter, Nii avastati. nii hilja. Tegelikult, et kuhu me sellega jõuda tahtsime, on see, et kõik need asjad on eestlaste elus väga tähtsad. Me oleme alustanud sellega, et me söömegi nisu kaela ja odevad, me olemegi sellised põllutöö inimesed. Meil tulid siis põlluloomad, meil tulid hobused, kellega me saime tööd teha, me olime ikkagi põllu juures, me oleme ikkagi eestlased. Ja kõik see on meil ajaloos kogu aeg väga tähtis olnud, välja McDonald's. Praegu Ameerikas on see teema, et kõik räägivad, et see on halb ja nende lastele ei tohi seda kunagi sisse tööta. Aga jah, et kõik see on meie ajaloos väga tähtis, on siin kujundanud meid kui eestlasi. Me alustasimegi sellest, et me oleme siin olnud kaua, me oleme siin põllutööd teinud, meil on mitmed rahvad küll üle käinud. Me kõik oleme segunenud siin, meil on ka venelasi tulnud peale, meil on sakslasi, rootslasi, kõik ja meil siin on üle elanud, aga eestlaseks olla on ikkagi see, et me jääme oma toidule truuks. Ikkagi meil on siiamaani olemas need vanavanemad, kes istuvad meil kuskil maakodudes, kes nad teevad seal, rohivad oma põlde, mängivad oma kartulite asjadega. Ma olen